Kallid vastupanuvõitluse päevalised, me oleme jõudnud nüüd siia Saaremaa pealinna Kuressaarde ja anname kõigepealt au vabadussõjas langenutele. Tänane vastupanuvõitluse päev on küll alguse saanud võitlustest teises maailmasõjas, aga need võitlused on kõik üks jagamatu tervik ja meie rahva vastupanu on kestnud ju sajandeid. Ja see ausammas on pühendatud nende mälestuseks, kes langesid ainukeses sõjas, mille meie oleme võitnud, Eesti vabadussõjas. Ja Saaremaal oli see vabadussõda omaette peatükk, üsna keeruline. Ja täna me räägime kirikus vastupanust pikemalt, aga siin anname au nendele langenutele, nendele sangaritele ja asetame nende mälestuseks selle sinimustvalgete lintidega ehitud lillekorvi ja süütame ka ühe küünla. Armas kogudus, armsad vennad ja õed, inimese iseloomustamiseks on pakutud välja väga erinevaid tunnuseid. Ehk ei ole me kaugel tõest, kui ütleme, et inimene on see, mida või millesse ta usub, mida ta õigeks peab ja teoks teha tahab. Tänase pühapäeva, mis nagu öeldud on ühtlasi vastupanuvõitluse päevaks, juhtmõtteks on meie kirikukalender seadnud 1. Johannese kirja 5. peatüki 4. salmi. See ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. Ja tänase pühapäeva teemaks on kristlase vabadus. Teame, et inimest, kes usub kõige väelist Jumalat, ei saa allutada ükski mainevõim. Isegi siis, kui ta on ahelates, kingib usk sisemise vabaduse ja väärikuse, mis teeb risti inimese tugevamaks ja tõstab ta ülevamaks igast orjast ajast, isegi surmast viimselt. Sellise vabaduse aluseks on Jumala halastus ja arm, mis on ilmunud Jeesuses Kristuses. Tema läbi tohime nõtrade ja patuste inimestena tunda ja mõista ennast Jumala lastena. Kas pole see lõputult suur eesõigus ja kuuluda siis ühtaegu tema igaviku kuningriiki. Tema on kuningate kuningas ja isandate issand. Kui tema meid vabaks teeb, siis oleme tõepoolest vabad, nagu Jeesus enda kohta ütleb Johannese evangeeliumi 8. peatükis.
Sellises usus suureks saanud rahvad on suutnud sisemise vabaduse üle kanda inimsuhetesse ja ühiskonda. Nad on vabad rahvad ja suur osa neist ka riiklikult iseseisvad. Ka meie väikesele rahvale on see arm ja õnnistus osaks saanud. Veel enam oleme jõudnud maailma arenenumate riikide hulka. See on tõepoolest ka üks suur Jumala ime. Kangelaslikke rahvaid ja rahvuskangelasi sünnitab aga teadmine võidust, mille kingib Jumal ja mis ilmselt on Jumala tegu ja tema pärisosa. Jumala päralt, kes hoolib inimlastest, kes meid igaühte armastab ja aitab, prohvet Sefania raamatu sõnadega 3. peatükist. Issand, sinu Jumal on sinu keskel kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu. Kas oskame sellele Jumalale tänulikud olla ka meie rahva iseseisvuse ja vabaduse eest, võimaluse eest ise oma teed valida ja ühiskonda ehitada. Kirjas heebrealastele räägitakse usukangelastest, kes kogesid pilkamist, ahelaid ja vanglaid, kuid kes usu läbi said tugevaks nõtruses ja tõrjusid tagasi võõraste vaenuleeri. Nõnda seisab Hebre kirja 11. peatükis. Kas pole me seda kõike ka ise kogenud ja läbi elanud? Ja kas ei pea me ka ise selleks valmis olema? Võime olla õnnelikud, et need, kes on seisnud meie rahva juhtidena, meie rahva eesotsas, iseäranis ka need, kellele oli antud riigivanema või presidendi austav nimetus, ei ole olnud suured mitte ainult oma võimud, vaid ka oma usud. Nad on usukangelased. Nad on uskunud vabadusse. Nad on uskunud õigusesse. Nad on uskunud Jumalasse. Sellest annab tunnistust nende elukäik ja suurt osa nendest võime pidada märtriteks. Nad on selle austava nime väärilised. Kui tahame rahvana püsida ja olla edukad, peame neid meelest pidama ja olema nende eest tänulikud, aga mitte ainult. Peame ka järgima nende eeskuju. Vaimuvabadus on inimeseks olemise kaalukeel. Kristlase vabadus tähendab aga katkematut vabadusvõitlust või usuvõitlust, võitlust kurjuse ja patuga iseendas ja enda ümber, kinnihakkamist Kristusest ja tema kuningriigist ja sellest elust, mis on Jumala päralt. Ja selles võitluses, sellel usuteel tahab ka tänane päev meid julgustada ja kinnitada. Me ei tohi oma võimeid ja võite üle hinnata, rahuldada oma jõu ja tarkusega. Taaveti 33. laul hoiatab. Ei kuningas saa võitu suure sõjaväega, ei pääse kangelane suure rammu läbi. Petlik on sõjaratsule rajatud võidulootus. Ta suur jõud ei päästa. Vaata, issanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad, et tema tõmbaks nende hinge välja surmast.
Jumal on inimlikku eksistentsi kriitiline tegur, aga ka selle väärikuse ja võitmatuse garant ja tagatis. Aidaku mälestus meie riigijuhtidest, kangelastest kannatustes ja usus, teha meidki tugevaks ja suureks selle läbi, et kangelaseks meie keskel saab alati olema Issand meie Jumal ning olgu temal rõõmu ka meie tegudest. Aamen. Ja me tõuseme, et mälestada Eesti Vabariigi riigivanemaid. Konstantin Päts, surnud 18. jaanuaril 1956. aastal kinnipeetavana Kurasjevos. Otto Strandman, surnud 5. veebruaril 1941. aastal enne ülekuulamist NKVD-s. Jaan Tõnisson, hukatud tõenäoliselt 2. juulil 1941. aastal Tallinnas. Ado Pirk, surnud enne hukkamisotsuse täideviimist 2. veebruaril 1941. aastal Sevurallagis. Ants Piip, surnud 1. oktoobril 1942. aastal Solikamski vangilaagris. Juhan Kukk, surnud 4. detsembril 1942. aastal Kargopollagi vangilaagris. Friedrich Karl Akel, hukatud 3. juulil 1941. aastal Tallinnas. Jüri Jaakson, hukatud 20. aprillil 1942. aastal Sosva vangilaagris. Jaan Teemant, hukatud tõenäoliselt juulis 1941. August Rei, surnud 29. märtsil 1963. aastal Stockholmis. Kaarel Eenpalu, surnud 27. jaanuaril 1942. aastal Vjatka vangilaagris. Jüri Ulots, surnud 9. jaanuaril 1945 Stockholmis. Aleksander Varma, surnud 23. detsembril 1970 Stockholmis. Tõnis Kint, surnud 5. jaanuaril 1991 Ärskõldvikis. Henrik Malk, surnud 2. augustil 2004 Stockholmis. Ning ühtlasi mõtleme 2006. aasta 14. märtsil surnud president Lennart Merile. Kõige väeline Jumal, taevane Isa, me anname tänus ja austuses sinu armu hoolde meie lahkunud riigivanemad. Lase neil puhata nende võitlusest ja vaevast, tee nad eluvõidu pärja ja taevase kodu pärijaiks, igavene rahu kingi neile, issand, sa ja valgus lõpmata paistku neile. Kinnita ja ühenda oma armastusega ka meid
ja meie rahvast ja aita meid sind ustavalt teenida Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.